Tere kõigile ja räägime täna siis nõusolekutest ja nõusolekud on siis meie uus teenus. Ja kuna see on nii uus ja me ei ole seda väga palju, me oleme seda koolide peal katsetanud, aga igasugused küsimused ja reaktsioonid on igati teretulnud. Ma olen pannud Marist, et ta kirjutaks kõik ülesse, mida te arvate, et siis on see abiks edasisest. Ja nagu te kohe näete, ei ole tegu veel sugugi mitte lõpliku protsessiga, vaid sellest nii. Ma ei saa nüüd. Okei. Et mul on õnnestunud oma slaidi suust lahti saada, vaid me jätkame sellel teemal, nii et kõik ettepanekud igati teretulnud. Kõigepealt sellest, mis asi see nõusolek on. Nüüd ma tsiteerin siin seda kuulust GDPR-i ehk siis isikuandmete kaitse üldmäärust ja kuigi see käib isikuandmete kohta, siis võimalik seda asja natuke laiemalt võtta, aga kindel on see, et kui kool töötleb andmeid, mis ei ole seaduse järgi ette nähtud, siis peab olema võimalik tõestada, et õpilane või tema esindaja on nõustunud. Nüüd olulised on need paar printsiipi, mida GDPR seab, ehk siis nõusolek ei tohi olla osa muust küsimusest, et näiteks, et kas sa tahad saada palka juurde ja oled ühtlasi nõus sellega, et sinu pilt pannakse kooli veebilehele ülesse, et see ei ole korrektne nõusolek, see on 2 küsimust. Ta ei tohi olla väga segaselt esitatud. Ma siin natukene toon näiteks, kui me hakkame nüüd oma nõusolekut koostama ka selle teksti, mis haridusministeerium on andnud välja vaktsineerimise nõusolekuks, et see on nagu väga, väga halvasti arusaadav tekst, selge lihtne keel ja kõige nagu rohkem ilmselt see nõusoleku saajatele või küsijatele tekitab peavalu see, et nõusolekut peab olema õigus iga hetk tagasi võtta. Et koolil on küll päris lihtne saata lastega koju paber, kus lapsevanem kirjutab alla, et jah, ta on näiteks nõus klassipildil osalema, aga see, kui mõni vanem või keegi teine vanem, lapse isa näiteks otsustab ema antud nõusoleku tagasi võtta, siis sealt algab nagu kooli jaoks tegelikult jama peale. Ja nõusoleku tagasivõtmine peab olema sama lihtne kui selle andmine, et need on need asjad, mida silmas peab pidama nende nõusolekute töötlemiseks. Ja kui me räägime nõusolekust, siis tegelikult see on isikuandmete töötlemise nõusolek, aga tegelikult neid nõusolekuid, mida kool vajab ja mida meie käest on küsitud, neid on nagu hästi palju. Näiteks hambaarsti juurde minemise või nägemise kontrolli või arstliku kontrolli nõusolek või osalemine õppekäikudel, ekskursioonidel, huviringis või kusagil mujal sellises kohas. Tegelikult peab kool küsima nõusolekut ka õpilasele tugiteenuste rakendamiseks, logopeedid, õpiabid ja samuti individuaalse arengukaardi avamine. Et neid nõusolekuid, mida koolil küsida tuleb, on tegelikult päris palju. Ja need põhimõtted, millest me siis lähtusime selle nõusolekute mooduli koostamisel, on siis kõigepealt see, et kinnitamata jätmine või mitte vaatamine ei ole tegelikult see, et vaikimine ei ole nõusolek. Et nõusolek ongi nõusolek, mis on antud selgelt ja tõestatult ja kui nõusolekut ei ole antud, siis on see sama hea kui keeldumine. Kui lapsevanem ei olegi vaadanud see nõusolekute lehele, siis on see samaväärne sellega, et ta on keelanud oma lapsele hambaarsti või klassipildil osalemist. Nüüd lastel on teatavasti mitmeid vanemaid. Mõnel lapsel on vanemaid ka hästi palju, kui me läheme mõnda kärgperesse, et asja hoida lihtsamana, siis igal vanemal on õigus nõusolek anda ja igal vanemal on õigus nõusolek ära võtta. Et me teame, et siin on võimalik siuke väike vägikaika vedu vanemate vahel ja kahjuks on neil mõlemal see õigus olemas ja kahjuks ei ole siin midagi teha. Kui üks vanematest on nõus, siis ollakse nõus. Loomulikult ei ole vaja küsida kõigi vanemate nõusolekut, see ajaks asja veel päris hulluks. Nüüd kindel on see, et kõik nõusolekute nägemised ja kinnitamised ja keeldumised tuleb logida. Ja koolile seda logi näidata, et koolil oleks võimalik alati öelda, et jah, aga sellel kuupäeval see inimene oli nõus sellega, et teie laps klassipildi peale tuleb.
kuigi teisel vanemal on võib-olla vastupidine arvamus asja kohta. Ja nõusolekud sõnastab iga kool ise, küsib ja lisab, et selguse ja mõistetavuse eest vastutamine jääb siis ka koolile ja siin on tegelikult üks konks peidus küll. Ja nõusoleku kustutamine, esimeses sammust kustutamine on võimalik, kuni vanemad ei ole seda veel midagi sinna ühtegi nõusolekut lisanud ja edaspidi me lisame arhiveerimise võimaluse ehk siis nõusoleku kasutusest äravõtmine. Ja kuidas see protsess siis töötab? Kooli juhtkond lisab uue nõusoleku küsimise, lapsevanemad näevad kõiki nõusolekuid, aga kinnitada või tagasi võtta oma nõusolekud saavad ainult, kui nad on turvaliselt logitud ja klassijuhatajal ja koolijuhil on siis ülevaade ja sama skeemi järgi me siis täna selle teemaga üle vaatame. Nii, koolist pihta hakates. Kool lisab ja sõnastab nõusolekud ise. Et tegelikult näitasin seda moodulit Tallinna koolide andmekaitse spetsialistile ja ta andis lubaduse, et niipea kui need olemas on, et ta koostab koolide jaoks näidis nõusolekut, sest ta oli täiesti nõus sellega, et nende nõusolekute sõnastamises võib tekkida vigu ja asi ei ole nii selge ja arusaadav, kui ta võiks olla. Et sellepärast, kui need näidised nõusolekud tulevad, siis me tegelikult jagame neid kõigi koolidega, et kool saaks sealt omad välja valida. Nüüd, et see on lihtne ja selge keel, et igaüks saaks aru, milleks seda nõusolekut küsitakse. 18-aastane õpilane annab oma nõusolekud ise, vanematel see õigus kaob ja vormindust hetkel sellel nõusolekul ei ole, ehk siis see tekst läheb ühte lõiku ja see on üks esimese asju, mida me siia nõusolekutel juurde tahame hakata panema. Aga nüüd tegelikuks minnes, mul on kool ja nõusolekud on siis menüüs eraldi menüüpunktina. Klassisaba koolil on tehtud 2 erinevat nõusolekut, ühtegi neist hetkel valitud ei ole. Kui ma võtan oma teise kooli, Unapuu või Apple Tree kooli, siis sellel koolil ei ole veel ühtegi nõusolekut ja Pisisaare koolis on ainult mingid jamad nõusolekud. Nii et nõusolekute lisamine, kui ma lähen nii. Ja uue nõusoleku lisamiseks pluss ja 2 lihtsat teksti välja ja ma võtan nüüd ette selle. Nii, võtan ette Haridusministeeriumi siis nõusoleku vormi infolehe ja nõusoleku. Nii, et kui nüüd mõelda selle peale, et meil on pealkirja seletus, siis ma võtaks siit, et nõusoleku teema või see sisu on selles, et nõusoleku oma täielikult vaktsineerimata lapse testimiseks. Nii, Ctrl V. Nii, annan siin nõusoleku oma lapse testimiseks, mida lihtsam see, mida selgem on vanemale see, eks ole, et miks seda nõusolekut küsitakse, seda lihtsam on tal otsustada, kas ta seda nõusolekut tahab anda või taha anda. Nii. Ja Ctrl C, Ctrl V. Oma lapse testimiseks täiskondse isikuga tulemus oli positiivne. Nii. Kui on tahtmist, siis võib siia natuke pikemalt ka kirjutada, aga just nagu ma praegu ütlesin, et tegelikult kuna see vormindus praegu puudub, siis sellega võib-olla ei maksa väga pikalt siia kirjutada ja võib-olla siis lihtsustatud karantiini kord kehtivas korras. Ma panen selle info siia ka juurde.
kirjutan siia lihtsalt natuke lihtsamini. Sul on seal esimeses reas on trükiviga apse, vaat seal. Et olgu korrektne, eks ju. Jah, olgu korrektne ja selleks. Nii. Ja ma võin öelda, et ma salvestan ta mustandina. Ja mustandina salvestamise tähendabki seda tegelikult, et ma näen, kuidas moodi vanemad seda näevad. Et ilmselt ülemine on korras. Selle alumist ma tahaks natukene täpsustada. Nii, muuda. Nii. Testimist koordineerib. Ma arvan, et see ei ole tähtis. Kord. Testimisega mitte nõustunult tuleb jääda karantiini. Ja ähvardamiseks siis võib veel öelda, et karantiini ajal ei ole kool koostatud, kuigi ühendatud õpet. Ma selle võtan välja. Et lihtsalt, et oleks selge, et mille jaoks me seda küsime. Nii. Ja kui ma olen selle nõusolekuga nõus, ma võin veel kord mustandina ta salvestada, et vaadata, kuidas ta on. Mustandid kovatakse eraldi nimekirjas. Need on need, mis on mul avaldatud nõusolekud. Ma näen, et siin on mul mustand ootel. Ma saan teile siit lahti võtta, kui mul on mustandeid rohkem, siis ma näen siin neid mitmeid, nii et see on siin üles, tuleb siis juurde see mustandi koht. Nii. Ja see on siis minu nõusolek ja kui ma ütlen avalda, ma võin võtta ta korraks muudaks ja siis öelda avalda nõusolek. Kasutajatele teade, vastus kustutada, kas ma soovin nõusoleku küsimise avaldada. Jah, ma soovin teda avaldada ja nüüd on mul mustandi osa ära kadunud, aga mul on siin uus nõusolek ja mul ei ole keegi seda näinud ega keegi selle kohta midagi arvanud. Nii, korraks tagasi minna, sest see oli siis nõusoleku koostamine. Ja nüüd kohe need asjad, mida te tahaksite küsida mu käest, et kus on tekstiredaktor, kus on reavahetused, kus on bold kiri, kus on punkti loendid, tulevad. Koolid on küsinud ka seda, et oleks võimalik lisada faili. Igasugu näiteks see sama, mida ma siin näitasin, see ministeeriumi infoleht, see oleks võib-olla hea failina lisada, kes tahab, loeb läbi, kes tahab, ei loe läbi. Ja samuti siis kindlasti küsid seda, et võib-olla ei taha kogu koolile saata, sest praegult mingid adressaadi valikut ei olnud, eks ole, see läheb nüüd kõigile selle kooli õpilastele ja samuti personalile, et see adressaadi valik, ehk siis ma saadan ka ainult teise B-klassi õpilastele või ma saadan kellegile muule, et see tuleb. Et kui me vaatame siin, siis tegelikult võiks saata siis esimese klassi õpilastele, teise klassi õpilastele, 5. A-klassi õpilastele, 5. B-klassi õpilastele. Et see oleks adressaadi valikul täiesti nagu võimalik. Ja siia need nõusolekud tulid. Et ma arvan, et sellega on meil päris selge. Nii, nüüd kool on omalt poolt nõusoleku teele pannud. Nüüd lapsevanemad ja kooli personal, sest tegelikult nõusolekute juures kooli personal on võrdne lapsevanematega, et nemad saavad nõusolekud samamoodi ja nemad saavad sellega samamoodi nõus olla nagu lapsevanemad ja 18-aastased õpilasedki. Ja kuna ma olen siin ka kooli personal ja lapsevanem, siis esimese asjana ma saan uudisvoogu omale teate. Et see on siis see tekst, mille ma siin üles panen. Kuna ma olen ka lapsevanem, siis kasutaja Ene, kes on saanud nõusoleku küsimise ja kasutaja ja laps Matilda, kes on saanud samasuguse küsimise. Nüüd, kui ma tahan iseenda kohta nõusolekuid anda, siis ma võtan lahti oma profiili ja siin on minu nõusolekud. Nii, Apple Tree koolis ei ole mul ühtegi nõusolekut, Kassisaba koolis on mul tegelikult 3 nõusolekut. Ühega ma olen nõus olnud, mina ise kui kasutaja ja ülejäänutega ma ei ole nõus olnud veel, ma ei ole jõudnud sellega veel koos olla, et mina ise kui kooli personal näen oma nõusolekuid siis siit üleval profiilist. Ja mina kui Matilda lapsevanem näen nõusolekuid Matilda profiilist. Kui nüüd Matilda sisse logiks, Matilda käib mul ka Apple Tree koolis, kui Matilda sisse logiks, siis Matilda siin oma nõusolekuid ei näeks.
ja ma näen, et ma ei ole Matilda osas olnud nõus oma e-posti kasutamisega klassi meililistis. Ma ei ole Matilda osas olnud nõus sellega, või tähendab, ma olen nõus olnud sellega, et Matildale tehakse e-posti aadress ja ma ei ole veel olnud nõus sellega, et Matildat võiks testida. Nii et mul on siin 2 nõusolekut, üks on minu enda testimine ja teine on Matilda testimine. Kui ma nüüd ütlen, et ma tahan, et Matildat testitakse, siis saan ma tegelikult teate. Palun logi turvaliselt. Et ma saan vaadata oma nõusolekuid ja aga niipea, kui ma tahan neid muuta või näiteks ma ei ole enam nõus, et Matildale aadressi tehakse, ma olen sellega nõus ja saan sama teate, et ma peaks logima sisse turvaliselt. Nii. Siin kohas ma nüüd lõpetan korraks share'imise ära ja login sisse turvaliselt. Aga küsimus, et kas nõusolekute andmist ja tagasivõtmist ka logitakse? Ja, logitakse. Nii, ma kohe näitan logi, aga ma praegult teen selle vaatamise ära. Nii, et nüüd ma olen turvaliselt sisse logitud, kui ma lähen iseenda profiili ja lähen siin oma nõusolekute alla ja valin oma Kassisaba kooli, siis ma olen nõus, luba ja nõusolek on antud. Ma olen sellega nõus olnud. Ma tahan seda muuta. Okei. Ja sulge. Nii. Ja keeldu. Ja nõusolekut ei antud. Nii et ma saan siin neid muudatusi kiiresti teha, tagasi võtta oma nõusolekut. Ja kui ma lähen nüüd Matilda alla ja võtan siit Kassisaba kooli, ma annan nõusoleku oma lapse testimiseks, nõusolek on antud, sulge. Ja ma näen siin, millal ma olen nõus olnud ja ma näen, millal ma olen keeldunud, et need on kõik siin sees. Nii. Ja tagasi kooli minnes nõusolekud. Ma võtan oma uue kooli ja ma näen tegelikult, et õpilastel, teise klassi õpilasel on üks lubamine ja õpetajatel on 2 lubamist, kes need 2 tükki on. Näe, Maris on ka lubanud ennast testida. Et see on see. Nii. Nüüd ma kohe Enne siin küsimusel oli 2 poolt, et kas nõusoleku andmist ja tagasivõtmist ka logitakse, sellele vastasime. Ehk kas on võimalik, et vanem võtab nõusoleku tagasi, aga kool seda ei märka? Kahtlemata on võimalik. Et kui kool ei kontrolli, seepärast võikski need nõusolekuid kontrollida otse enne seda, kui näiteks hakkate oma seda lähikontaktsena olevat teist klassi üle kontrollima, et siis võiks heita pilku nõusolekutele, et kuidas see hetke seis on. Seepärast te teate, eks ole, näete, et nõustutud on 6. oktoobril ja 7. oktoobril te olete lapsed testinud, siis 8. oktoobril tagasi võetud nõusolek enam ei loe, eks ju. Sest siin nüüd tuli täpsustus ka veel Ritalt, et aga kui keeldusid, siis kadus jälg, et oled sellega kunagi nõus olnud. Ja, et see on üks asi, mida tegelikult tuleks üles märkida, seepärast siin on väike vaidlus arendajatega. Et arendajad arvasid, et viimane mõjus, aga ma arvan ka, et just selliste vaidluste vältimiseks, aga et 6. sa ju olid nõus. Kuigi juba arvad, et kui sa 7. keeldusid, siis 6. aga jah, et ma arvan, et vaidluste vältimiseks on parem, kui jälg on igast asjast järgi. Maris märgib selle ülesse. Nii, et lapsevanemate teavituse näeb nõusolekuid iga logimise meetodiga ja iga nägemine kantakse logisse ka siis, kui ta ei ole turvaliselt sisse logitud. Nii, et igasugune avamine läheb, et on näinud alla. Ja
on näinud, on siis kogutakse õpilase, mitte vanema kohta ja nagu te nägite, eks ole, see õpilane, sa lähedki õpilase lehele ja õpilase profiili, et näha nõusolekut, eks ole, kui mul on Vanessa ja Matilda on samas klassis, siis tegelikult mul tuleb eraldi nõusolek Vanessa kohta ja eraldi nõusoleku nägemine Matilda kohta, et nad on tähendab eraldi. Ükskõik kumb vanematest läheb Matilda lehele, mõlemad siis saab Matilda kirja, et tema vanemad on näinud ja kui vanem on ühe lapse lehel, siis teise lapse lehel ta ei saa märget, et on näinud. Ja nõusoleku jaoks siis peab olema logitud sisse turvaliselt. Ja ma olen esimese hooga sisse logitud mitte turvaliselt just sellepärast, et näidata teile, et seda asja ikkagi kogutakse või kontrollitakse ja samuti kool näeb neid nõusolekuid ükskõik, kas nad on turvaliselt või mitte turvaliselt logitud. Et kooli inimene ei pea nõusolekute lisamiseks või nõusolekute vaatamiseks olema sisse logitud turvaliselt. Ja nõusolekute kohta on siis see ekraan, siin uue lisamine, valimine, grupp ja logid. Et vaatame selle kohe päriselt üle, eks ole, uue lisamine. Erinevatel nõusolekutel on erinevad näinud inimeste arvud ja erinev logi, see on nüüd kogu kooli logi. Et praegult ma keeldusin, et kes on nagu seda siin näinud ja selle nõusoleku logi on siis teistsugune. Et see on nii nagu ma olen keeldunud minu enda kohta ja siin ma olen keeldunud Kaisi enda kohta. Okei, ma siis vist läksime väga hoogu keeldumistega. Nii. Ja. Küsitakse, et milline luba siis kehtib, kui üks vanem keeldub ja teine on nõus? Üks ainuke luba on viimane. Vanema luba on lapse kohta. Et kas või 7 vanemat üksteise võidu keelduvad või on nõus, loeb viimane seis üks luba lapse kohta. On selle kohta veel mingeid? Hetkel täpsustavaid küsimusi pole. Hetkel ei ole. Nii. Ja kui ma nüüd võtan näiteks teise klassi õpilased lahti, siis ma näen siit, eks ole, kõiki õpilasi, selle nõusoleku kõik õpilasi. Siin ma näen teise klassi õpilastel, et siin on 2 tükki veel näinud, esimest nõusolekut ei ole näinud selle kohta ja teise klassi õpilased, et on keeldutud ja näinud ja siis samuti on siis võimalik võtta välja need, kes ei ole veel näinud, need, kes on näinud, aga ei ole midagi otsustanud, need, kes on keeldunud ja need, kes on lubanud ja kõik. Ja samuti tuleb siis, kui ma võtan logi lahti, siis tuleb logi ainult selle teise klassi õpilaste kohta. Ja mul on võimalik ka siit öelda, vaata, et 3. klassi õpilased. Nii et võib-olla näiteks see sama vaktsineerimise nõusolek ongi, et ütlete näita kõiki ja siis on küsimuse all, kes 1. klassi õpilastest võiks vaktsineerima minna. Anni vanemad on näinud, aga ei ole mitte midagi arvanud selle kohta. Teise klassi Matilda võib saata, teised ei ole seda näinudki mitte, sest see on nii uus nõusolek, eks ole, et selles mõttes saab seda vaadata. Ja kui on nüüd küsimus selle kohta, et kes õpetajatest on näinud. Nii. Ja kui ma nüüd võtan näiteks siit ja võtan näita kõiki, siis ma näen kogu kooli lapsi ja ma tean, et ma võin saata tõesti mõned lapsed. Et siit õpilasel on puudu klassitunnus, sest ma tean küll, et ma võin saata, eks ole, Ene ja Marise testima. Aga Matilda, mis klassis see Matilda on, kust ma seda tean. Nii et siia tuleb klassitunnus juurde panna. Või siis ongi otsing nende gruppide järgi, et siis siin nagu sellel teisel ei ole eriti palju tähtsust. Nii, ja logid ja kui on mul uus nõusolekus ei ole veel ühtegi vanemat reageerinud, siis ma saan seda kustutada. Antud juhul, jah, kustuta nõusolek, ma peaksin saama teate.
kaks kasutajat on oma eelistuse andnud, see praegult võimalik ei ole. Nii, tuli küsimus. Nii. Et kas saan ma õigesti aru, et nõusolekuid saab koostada vaid kooli juhtkond ja sihtgrupi valiku võimalus on e-koolis veel arendamisel. Hetkel saab siis koostada nõusolekuid tervele koolile ainult. Mida näeb klassijuhataja? Nii, klassijuhataja näeb ainult oma lapsi, et ta näeb neid nõusolekuid, aga kui klassijuhataja selle lahti võtab, ta näeb seda ainult oma laste nõusolekuid. Nii. Ja see esimene pool ka, et sihtimine ehk siis, et sihtimine on kes koostab? Koostab juhtkond ja ma ei oska nüüd öelda, et see minu meelest oli nii, et Tallinna parandamine kui ole, et oli ikkagi see idee, et klassijuhataja saab oma klassile ka koostada. Et ta saab oma klassile koostada ja ta saab oma klassi ära arhiveerida ehk siis kasutusest ära võtta. Sest eks need nõusolekud hakkavad ju kohe varsti aeguma, näiteks kui sa küsid nõusolekut mingisuguse konkreetse asja kohta. Nii, ja siis oli küsimus veel, et kas tuleb võimalus saata nõusoleku küsimine üksikule lapse vanemale, näiteks individuaalse õppekava koostamise kohta lapsele? Meie idee on tegelikult selles, et see nõusolekud näevad ju vestlustega suhteliselt sarnaselt välja, eks ole. Ja ilmselt ikkagi peakski olema niimoodi, et ka see adressaatide valik saab olema sarnane vestlustega, sain mina niimoodi aru. Sest siin on meil see ju see, et siin muidugi peaks olema kõik, mitte ainult need, kes e-kooli kasutajad on või peaks olema ainult e-kooli kasutajad. No loogika on see, et adressaatide valimine peaks toimuma sarnaselt kui vestluste. Et siin natukene peab täpsustama. Natuke peab täpsustama seda asja. Nii, oli veel. Ega Tuio vastus sinu küsimusele on, et jah. Jah. Ja kui ka, ütleme, näiteks ma teise klassi vanemate käest küsin kogu kooli käest, siis nõusolek, et tuba mu lapsele avada individuaalse arengukaarti, siis kui on eeldada, et vanemad nagu väga närvi ei satu sellest, et individuaalse arengukaart on nagu märk küljes lapsele, siis nad annavad oma nõusoleku ja siis kui peab lapsele kaardi avama, siis tuleb lihtsalt vaadata, et kas see lapsevanem oli nõus või ei olnud. Et see on selline. Nii. Okay. Nii et jah, et see nõusolekute listis siis kõik see, mida te ekraanil näete, läheb siis tegelikult selle konkreetse nõusoleku kohta, mis on välja valitud. Teise nõusoleku kohta näete teise, ei ole mingit mõtet teha mingit üleüldist nõusolekute asja. Nii. Ja logid ja kustutamine. Nüüd staatused korraks veel üle. Kui vähemalt üks selle õpilase vanematest ei ole avanud nõusoleku lehte sel ajal, kui nõusolek oli kooli poolt saadetud, siis on see ei ole näinud, et mitte ükski vanematest, olgu nii või 10 tükki ei ole näinud. Kui vähemalt üks on avanud ja tal on olnud võimalus nõusolekut silmata, ehk siis kõik need nõusolekud, mis lehe avamise ajal olid nagu olemas, saavad juurde märke on näinud. Ja need, mida sel hetkel olemas ei olnud, need seda märget külge ei saa. Ja kui üks vanem on märkinud, et ta ei luba, on keeldutud ja kui üks vanem on märkinud, et on lubatud, siis on ta lubanud ja kui teine vanem selle ümber otsustab, siis ta otsustab ümber. Ja jah, et me peaksime nagu näitama tegelikult seda, et esmalt tervet logi ja teiseks siis seda, et kes just selle nõusoleku on andnud või mitte. Et need on siis siin. Nüüd järgmised arendused, ehk siis see, mis on huvitav, see sama gruppidele valitud õpilaste kohta, adressaatide valik. Siis on olemas vanemaid, kes ei ole nõus või ei saa turvaliselt sisse logida, aga nad on nõus sellega, et nende last testitakse ja pildi peale pannakse, et klassijuhatajal anda võimalus siis nende vanemate nõusolekut või keeldumist sisestada. Ja klassijuhataja saab natuke päeval mõtlema, et kas piisab sellest, et klassijuhataja lihtsalt sisestab selle või siis on tal vaja ka mingisugust turvaarendust sinna juurde, et see on päeval mõtlema.
Siis kindlasti see esimene, et lapsele on lisatud uus nõusolek, et mine vaata, et see on seal feedis uudisvoos üleval 30 päeva ja liigub kiiresti allapoole, kui juhtub olema mitmete tundide, mitmete hinnetega päev. Et kindlasti tuleks, tähendab, et on vaja anda lapsevanematele võimalus või anda võimalus lapsevanemaid nügida, ja loomulikult ainult neid, kes ei ole oma nõusoleku andmisega hakkama saanud, et minu meelest Tanel, kui ma õieti mäletan, et alguses, et kui see 5 päeva jooksul oli andnud, siis tuleb nagu järgmine teade ja siis veel võimalus ka personaalselt saata mingitele vanematele e-kirju, et algul tuleb nagu feed'i teade ja siis tuleb nagu SMS või push ja siis tuleb nagu kiri ja see oli siuke väga suurejooneline süsteem. Jah, et sisuliselt, et ammendada kõik need nügimise ja nii-öelda olla siis selline agressiivne ja peale suruda, et kui seda nõusolekut ikka vaja on, et siis igast uksest ja aknast nagu sisse üritaks trügida. Jah. Et siin peab muidugi natuke nõu pidama, et kui agressiivne on piisavalt agressiivne ja kui agressiivne muutub juba liiga agressiivseks, et siin on kindlasti see piir nagu kusagil olemas. Ja näidata iga nõusolekul, et kes on andnud või lubanud, et vanemad saaks oma vahel askeldada ja küsida, et mis lahti on. Siis arendused ja kindlasti küsitakse, et kokkuvõttev info import tabelitöötlusest, et ma tahan saada välja tabelit, kus on kõik need, kellele lubatud, et ma annan selle tabeli siis meditsiiniteenuse osutajale ja ta siis tehtib neid lapsi, kelle kohta see luba olemas on. Ülejäänud saadab koju karantiini. Siis üks asi, mis Tallinna koolide jaoks küsitud oli ja mida ei ole veel pandud, et koolil on oma andmekaitse dokumendid, et saaks lisada selle samasse nõusoleku vormi ja lapsevanemate jaoks selle lingi nendele dokumentidele, et kui lapsevanem tahab, siis ta vajutab ja vaatab järgi, et mis on selle kooli andmekaitse tingimused ja asjad. Siis võimalus nõusolekuid ümber järjestada, sest kui need tuleb palju, et siis kõige tähtsamad oleks kõige ees, et praegu on niimoodi, et need, mida ma veel ei ole nagu käsitlenud või uued on nagu ees ja siis tulevad need, mida ma siis ajalises järjestuses olen kinnitanud või keeldunud, et võib-olla on vaja seda ümber järjestada, aga selles me veel väga kindlad ei ole. Ja seesama, et arhiveerimine, ehk siis mul on nõusolekud, seal on mingid kinnitused, aga ma tegelikult sõnastasin ta valesti või ei ole ta enam aktuaalne või mis iganes, et ma siis arhiveerin selle ära ja need olemasolevad nõusolekud jäävad alles, aga uusi enam ei saa panna ja vanematele jaoks ei ole enam võimalik neid muuta, et need on nagu kõrvale tõstetud. Ja samuti arhiivist uuesti aktiveerimine ja tähtajalised, et näiteks seal õppekäigu või mingisuguse, ma ei tea, lähete lastega Pariisi Eiffeli torni vaatama. Kui maailm jälle lahti on, et vanemad saavad olla nõus kuni selle reisini, et nende lapsed osalevad ja pärast enam mitte. Et üks asi, mida ma natukene ei öelnud selgelt, on siis see, et ma lähen siit veidi tagasi, ma lähen siia, see 18-aastase õpilase kohta. Et me oleme praegult teinud niimoodi, et sel hetkel, kui laps saab 18, kaovad tema vanemate nõusolekud ära. Me võtame nad maha. Kui vanem läheb oma nõusolekute lehele ja tahab seal midagi muutma hakata, siis talle öeldakse, et 18-aastane õpilane annab oma nõusolekud ise ja 18-aastane õpilane näeb samasugust nõusoleku vormi oma profiilis ja annab sinna oma nõusolekuid. Et võtta nagu see halduskoormus koolilt maha, et ma pean jälgima, et kes on juba 18 ja kes veel ei ole 18. Nii. Et need on need asjad, mida me hetkel teame, aga ma olen kindel, et teil tuleb veel igasuguseid ideid selle kohta, kuidas neid nõusolekuid paremini hallata. Ja sellega siis ongi see kõige lühem seni webinari teemad läbi käidud. Paneme sinna samasse videojuhendite lehel üles, kus senisedki webinarid, saadan lingi välja ja loodame väga, et see töövahend tundub teile
kasulik.